kui seda metsaseadus ette näeb. Ja RMK nii-öelda FSC-st tulenev norm 10 puud hektarile. Me pakume siia 40, 50, 60 puud. Kõigest sellest on räägitud ka siin kavas. No tegelikult ei ole vaja üldse ikkagi jälle tagasi minna majanduse peale. Sellist tüüpi metsade pikaaegseks hooldamiseks ja seal kõrvalt väikese mahuliseks majandamiseks on olemas ju August Ördi teadustööd. See oli nüüd asi, millega kunagises Metsainstituudis tegeldi, et rohelise vööndi metsade nagu head hoolduskavad, kogu see Tallinna ümbruse, kõik need luitemännikud ja neid on aastakümneid, ilmselt isegi aastasadu ju niimoodi hooldatud, et nad püsiksid. Ja see teadmine, see know-how on absoluutselt olemas. Aga seal loomulikult ei saa minna suure harvesteriga, ei saa nii palju, kui te korraga tahate, aga mets oleks alles, inimesed rahul ja tegelikult tuleks ka puitu. See võiks olla kompromiss. Örd ei soovitanud kindlasti sellist, et las see mets vaikselt kuivab ja korjake siis kuivanud puudega. Aga ma ei soovitanud seda teha vääris miks see aegjärgne raie ei sobi siis? Sest seal ei jää mets enam järgi. Loodus või ütleme metsa järjepidevuse seisukohalt ei ole väga vahet, kas me raiume metsa 50 või isegi 20 aasta jooksul. Sisuliselt ikkagi on seal lõpuks männinoorendik, mida siis majandatakse tänapäeva meetodite kohaselt ja see ei ole enam nagu see mets, mis sobiks puhkemetsaks. Me räägime siin ikkagi funktsioonide vahelisest konfliktist, et me soovime siin ümbruses näha endiselt seda puhkemetsa ka, mitte lihtsalt uuendatud metsa. Teie räägite, et te uuendate metsa. Need inimesed siin räägivad ju kõik sellest, et nad tahavad näha siin jätkuvalt puhkemetsa. Me uuendame metsa puhkemetsale sobival viisil. Jah, kahjuks see ei ole see. Suurem hulk vanu puid. On võimalik see 2 kuud võtta, et tegelikult need ongi need erinevad funktsioonid läbi arutada, sest et ka ju vallas on praegu uue üldplaneeringu koostamine käsil ja sinnagi veel oodatakse just nimelt